Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse sõnnid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 17 kuni 23 august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis need kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin müntide 7-ga. Müntide 7 on selline kaart, kus te lõikate nüüd seda, mida olete külvanud. Külvasite hästi, lõikate hästi. Külvasite kehvasti, on saak kesine, aga samas ka õppetund, kuidas paremini saaks, et järgmine kord külvates oleks saak parem. Ühesõnaga, mingi raha on tulemas selle eest, mida te juba olete ära teinud. Edasi tuleb siin saatana kaart. Saatana kaart tuletab meile meelde meie vead ja meie pahed. Need on need halvad harjumused, sõltuvused, millest me kõik tahame hirmsasti vabaks saada. Vot, aga kuidas sellega on, seda ma ei tea. Mõnedel on parem selles mõttes kindlam iseloom, suudavad oma sõltuvused seljatada. Mitte kõigil pole nii. Mina ise maadlen mõne oma sõltuvusega juba aastaid. See on nagu Vestman. Korra Vestman all piibeleht peal, siis jälle piibeleht all Vestman peal. Et nii on minu ja sõltuvuste suhe. Ma tean neid, elan nendega koos, vahest suudan natukene ennast rohkem vaos hoida. Teinekord ei suuda. Nii, vaadake siis ise, kuidas te hakkama omadega saate. Et praegu tegelikult ei ole veel kõige parem aeg oma sõltuvustest päriselt vabaneda. Tuleks oodata seda, kuni täiskuu on, et peale täiskuud hakkab jälle see kahanemise periood, vot siis on väga õige aeg. Kõige parem aeg oma sõltuvustest vabaneda või sellega algust teha vabanemisega on kadu neljapäeval. Siis peaks kõik see, mida me ei vaja, kiirelt ära kaduma ja mitte tagasi tulema. Ühesõnaga, vaadake oma sõltuvustele silma, rääkige nendega ja vaadake, kas te lähete lahku või elate koos edasi. Edasi tuleb päikesekaart. No, kas päikesekaart kindlasti valgustab ära kõik meie teel. Päike on üks väga tore kaart. Päikesekaart ise ütleb seda, et elu on nii ilus, et korraldab pidu. Kas te nüüd siin pidu korraldama hakkate? Sõltub teist, aga päike toob välja ka sellised pimedad nurgad. Mõned väiksed saladused võib olla kusagil või on selgem pilk, näete tulevikku paremini. Et päike on üdini positiivne kaart. Ta ongi kõige positiivsemaid kaarte selles tarokaardipakis, et see on nagu tõesti tore. Ja nii ongi, kui päike on väljas, on ikka tuju ka parem. Elu tundub kohe ilusam. Edasi tuleb mõõkade äss, see on ka üks selline hea kaart selles mõttes, et mõõkade äss ise ütleb, et jaa, tee ära kõik, mis oled plaaninud. Nüüd pole enam aega. Nüüd tuleb hakata tegutsema, kõik tuleb ära teha. Mõõkade kaardid on hästi nagu kursis kõigi seadustega. Tunnevad seadusi, suudavad lepinguid koostada ilma vigadeta. Et sellised ladusad paberimajanduses. Et kui teil on mõni paberitöö selline, mis vajab tegemist, siis võib-olla sellel nädalal oleks selleks parim aeg, kui olete siiani edasi lükanud. Alumises reas on teil müntide kuninganna. Müntide kuninganna on rahaasjades väga tugev. Temal on eelarve paigas. Tema ei tee emotsiooni oste. Ei lähe ega osta poest midagi, mis pärast ei leia kodus kasutust. Temal on, ta pole kitsi, selles mõttes tal raha on, aga ta ei torma nagu kohe poodi ostma endale uut kleiti kui pidu ees. Et vaatab kodus ringi, parandab mõne vana ära, leiab kapinurgast võib-olla hoopis mingi, mille ära unustanud ja saab peole mindud ja võib-olla on ka kõige kaunim naine seal selles mõttes, et tema kleit on selline, mida poest võib-olla nüüd enam kindlasti osta ei saa. Et ära unustatud vana võib olla väga kena. Palju ilusam kui see, ma olen seda alati rääkinud, et lähete peole. Mõtlete, et vaja uut kleiti osta, on mingisugune suurem oleng. No lähete pulma kuskile, pulmad praegu väga aktuaalsed.
Poodi ei lähe, ostate või vaatate oma kapis ringi, leiate sealt ära unustatud vana väga ilusa peokleidi ja marsite sinna pulma kohale ja vaatate, et näed, seal üks on samasuguse kleidiga, teisel on võib-olla sama täpselt, aga teise värviga. Ja oletegi õnnelik, et poodi ei tormanud, et mitte teistega sarnaneda. No mis siin meie kaubanduse valik ikka on? Eks ta suht sarnane. Ja saate olla sellel peol kõige ilusam naine, noh, kui on pulmad, siis küll pruut võib-olla näeb parem välja. Et tema päev siiski. Saate särada oma vanas kleidis palju rohkem kui teised oma uues. Tahtsin sinna jõuda oma pika jutuga. Edasi tuleb teil siin karikate rüütel. Karikate rüütel on selline, karikad on meie tunded, meie emotsioonid, meie suhted. Tema tahab inimesi teenida. Tema tahab teha head midagi. Tema tahab olla kellelegi toeks, olla olemas kellegi jaoks. Ja kui temalt see nüüd ära võtta, siis tema on väga õnnetu. Siis ta silmad ei sära, siis tal ei ole elu mõtet. Siis ta on õnnetu kusagil kägaras seal nurgas, mõtleb, kuidas nii. Et laske temal siis aidata. Keda iganes on vaja aidata. Et ta saaks ennast jälle tunda selle väärtusliku inimesena, et keegi teda vajab. Me tegelikult tahame olla vajalikud. Nii temagi tahab olla vajalik inimestele. Ja edasi tuleb Sauade kuninganna. Sauade kuninganna on iseteadlik, tema on särav. Ta on nii karismaatiline naine, selles samas kleidis, mida müntide kuninganna ostma ei läinud, mida teil seal kapis on. Sellest saabki see Sauade kuninganna särada nii, et on kohe säratud. Tema on selline naine, kes nagu, temast kiirgab seda, mis ma siis ütlen, ta teab täpselt, kes ta on, kus ta on, kuhu ta teel on, et tema nagu see on enesekindlus, mis on temas, lisaks karismaatilisusele, et ta võib olla ka üdini nõgine, aga samas ta ikkagi särab ja inimesed vaatavad talle järele. Et see on mingi selline sisemine sära. Seda ei saa teha ega teeselda, ta ongi selline. Ta võib olla nii väsinud, et vaevalt veab jalgu järgi. Käib toidupoes ja rahvas vaatab lihtsalt tema peale, ükskõik, mis on tal seljas. Kas mõni kaunis kleit või tööroobad, seal ei ole üldse mitte mingisugust vahet. Juuksed võivad tal sassis olla, võib-olla terve päev kammimata. Otsa ees võib-olla ka mõni see nõgine must triip. Ei loe mitte midagi, milline ta on. Keegi ei pea teda mingisuguseks eluheidikuks, kõik saavad aru, et sealt läheb kuninganna koos oma säraga. Et ta on nagu, ta on selline naine tõesti, et mina tahan küll tema moodi olla. Lihtsalt minna püstipäi läbi elu, ilma üldse mõtlemata, mida teised minust arvavad. Ta ise kindlasti tähele seda ei pane, et ta endale pilke tõmbab. Ja, väga vahva. Üldiselt ma ütleksin, teil on ilus nädal tulemas. Väga ilus nädal on. Mida teie oma pahedega teete, sõltuvustega? Eks te seda ise teate. Kas õpite nendega koos edasi elama või üritate nendest loobuda? Laske sellel karikate rüütlil siis aidata. Ja ärge tormake poodi, teil on kodus ka, mida selga panna, mida jalga panna. Hoidke oma eelarve tasakaalus, nautige seda päikest ja tehke kõik ära, mis teile iganes pähe tuleb. Soovin teile imelist nädalat, armsad sõnnid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida. Kohtume järgmisel nädalal.